No nii, lugupeetud daamid ja härrad, head külalised. Meil on hea meel, et sellise kauni sünnipäeva numbri nagu 17 juures on IT Kolledži ajaloos toimumas midagi enneolematut. See enneolematu on meil juba siin silmade ees, sest kokku on saanud kõik 4, kas siis hetkel või ennem IT Kolledži rektorina või tema kohusetäitjana tegutsenud härrasmeest. Meie ees on nii praegusel hetkel ehk siis 11. juulist 2016 IT Kolledži rektori kohusetäitjana tööle asunud Peeter Lorents. Meie ees on IT Kolledži rektor, kes oli 2010. aasta lõpuni kuni algusest peale Kalle Tammemäe. Samuti 24. mail 2011 valiti uueks rektoriks Tiit Roosma. Ja samuti 3. jaanuarist 2011 oli rektori kohusetäitjana Linnar Viik. Ja tänast paneeldiskussiooni on läbi viimas Epp Alatalu, kes on sellise ajakirjaniku hariduse ja töökogemusega, on töötanud infojuhi ja pressiesindajana näiteks Eesti Hoiupangas, Vabariigi Presidendi Kantseleis, Majandusministeeriumis, Estonian Airis, hariduse infotehnoloogia sihtasutuses ja nii edasi. Ta on töötanud ETAs, Eesti Raadios ja on täiesti õige inimene ja ainuõige inimene seda paneeldiskussiooni läbi viima. Nii et olge head, teeme Epp Alatalule ka ühe suure aplausi, aitäh talle, et ta täna siia tuli. Epp, ole hea. Tere õhtust ja palju õnne kõigile Infotehnoloogia kolledži 17. sünnipäeva puhul. Mina olen lõpetanud Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli ees on 6 sammast. Kui ma tulin eelmisel kolmapäeval üle hulga aja IT kolledžisse ja kõndisin treppi mööda üles 5. korrusele, et tänase õhtu kohta natukene lisainfot saada, lugesin ma ära, mitu sammast on sellel majal. Kas keegi teab? Trepi käigus on täpselt 16 sammast. Iga sünnipäeva puhul on sinna pandud väikene meenutuste tahvel. Et kui te seda ajaringi ja ajatreppi mööda üles lähete, siis näetegi, et 17. ehk tänane päev on täpselt see, mille taga avaneb rektoraadi korrus. Et see on natukene selline sümbolite keel, et 17. mail peame me 17. sünnipäeva ja see number 17 võib-olla jääb ka ühte ja teistpidi meelde. Ma ei ole IT inimene. Siin on inimesi, kes on minuga väga kurjustanud seoses sellega, et mida ma üldse mõtlen, et ma IT-ga tahaks tegelda. Ja sellepärast ma leidsin üles ja mõtlesin välja, et täna me võiksime mõelda IT kolledžile pärandi küsimuses. Sellepärast, et ajalugu kirjutavad ainult ju tavaliselt võitjad ja kõik, kes on Infotehnoloogia kolledžiga seotud olnud, on Eesti mõistes ja ka maailma mõistes võitjad. Need elagu võitjad. Ja et see ajalugu saaks korda ja korralikult üles kirjutatud ja nii, et me oleme nõus kõik siin tällele alla kirjutama, siis ma arvangi, et meie rektorid ja rektori kohusetäitjad on need ajalooallikad, kelle mälestused ja mõtted, head soovid ja edulood võiksid saada salvestatud kaasaegsetele digivahenditele. Ja seoses sellega ma palusin, et 4 härrasmeest mõtleksid tõsiselt tagasi sellele ajale, kui nemad siin töötasid või töötavad ja et te oleksite ajas kaasas, siis palun andke käega märku, kes on Kalle Tammemäe ajal siin majas olnud. Nüüd andke märku need, kes Linnari Viigi ajal, erinevatel aegadel, 17 aasta jooksul on siin majas olnud. Tiit Roosma ja Peeter Lorents. Kas kõik said oma käed üles tõstetud? Väga tore. Nii et kõik, kes on valmis sekkuma ja täpsustama mõningaid mälulugusid, siis andke käega märku ja paneme selle siia ajaloo varasse kirja. Aga Kalle Tammemäe, mis liigutuse tegi Mart Laar selleks, et Infotehnoloogia kolledž 17 aastat tagasi toimima hakkaks?
Jah, see oli kena päev Rävala 8 majas ja Märt Laar tegi minimaalse vajaliku liigutuse. See oli üks hiireklõps, ma oletan, et vasakpoolse klahviga, millest siis käivitus video, nagu te võib-olla olete näinud kunagi Eesti-aegseid ringvaateid, kus hakkavad jooksma need numbrid 1, 2, 3, 4, või oli see vastupidi. Ja kui see jõudis siis stardihetkeni, siis IT College avanes. Et oli selline kena hetk. Linnar, kas sa mäletad midagi täpsemat sellest päevast? Ajakava oli väga tihedaks aetud ja meil ei õnnestunud haridusministrit ja peaministrit väga hästi sünkrooni saada, nii et nad ei teadnud, mida kumbki rääkima peaks. See oli niisugune ajakava halduspäev, keeruline tihe. Aga sellele ilmselt oli eelnenud palju muid asju, kus küünelt võib öelda, et see oli kuskil selline 90. aastate lõpu asi, kui toonane kolmikliit tekkis ja mingisugusel imelikul hetkel õnnestus inimestel just tihtilugu on meil Eestis niimoodi, et just sel hetkel koalitsiooni läbirääkimistel on käimas kuskil viimane võimupingutus öösel kuskil kella 2:30 paiku, siis on mõte vist enam inimestel ei tööta väga hästi ja siis on see hetk, kus on võimalik häid ideid sinna juurde kirjutada. Ja nii juhtus ka 99. aastal, kui see kolmikliit oma võimulepet kirjutas ja korraga tekkis sinna üks selline koalitsioonileppe lubadus, et me loome Eesti infotehnoloogia kolledži, teadmata, mida iganes see tähendab. Olen Anto, mina selles teadmatuses nii väga kindel ei ole. Kui mina siia selle sisse astusin, siis ankeedis küsiti minu käest üks küsimus, et kust sina said teada, et selline kool üldse on. Mina ütlesin, kuule, et mingid mailing-listid olid kunagi, et Kalle Tammemäe rääkis, et kuule, et üks kool oleks nagu vaja teha või. Ja mulle tundub kuidagi nagu Linnari nimi oleks ka läbi käinud sealt. Et mina ütleks, et härrad rektorid on natukene tagasihoidlikult tegelikult see mõte selle kohta, et Eesti ühiskond vajab säärased spetsialiste, millised nad on, millist rolli nad mängivad. Tegelikult see oli palju varasem, kui oli ta siis vasakpoolne, keskmine või parem hiireklikk. Aitäh! Jah, ma natuke sellele viitasingi tegelikult, et tegemist oli koalitsioonileppega, seejärel valitsus oli silmitsi selle lubadusega ja siis tuli see lubadus võtta nende käest ära, et see ei saaks nässu keeratud või ära unustatud või millegi alla peidetud ja ruttu ära tehtud. Et ma arvan, et sellisest nii-öelda nagu time to market mõttes selline lubadusest turule oli tegemist selgelt Eesti ajaloo kõige kiirema kõrgkooli loomisega. Et võib-olla lisaks veel juurde jah, et siin enne kui IT College sai kaubamärk kui selline nähtavaks muutus need potentsiaalsetele sisseastujatele, need eelnes ikka põhjalik selline mõttetöö ja lõpuks ka projektitöö. Et siin tuleks võib-olla meelde tuletada veel Katrin Pinki ja Kristjan Rebast, et kes olid selle projekti alguses. Ja tõepoolest ütleme, kuna küsimus puudutas siin Mart Laari minimaalselt vajalikku liigutust, siis tõepoolest ütleme, see oli see jäämäe tipp. Võib arvata ka seda, et omaette lugu on ju sellest, võiks rääkida sellest, ütleme, et milline oli see maja leidmine, milline oli see maja seisukord, kuidas sisendisid majja esimesed üliõpilased, mida nad nägid seal oma sisseastumisavaldusi sisse andes ja mis valmisolek oli tegelikult 1. septembril või 1. lõppepäeval. Et see on ühe pika protsessi eellugu ja millel järgnes, ütleme, et kogu see ülejäänud protsess. No tänapäeval on kindlasti hea õppida, arvestades kas või seda, mis täna Riigikogus toimub, maksukobarate kinnipüüdmisel ja laiali puistamisel, et on riigi ja erasektori koostöö on IT College'i vanemateks. Et mida sellest õppida ja kuidas see läks ja mis sellest välja on tulnud? Kes tahaks sellest rääkida? No kui ma nüüd natukene jätkan lihtsalt, ütleme siis täiesti alguses ilma sellise ITL-i vahetu panuseta, ütleme, et selle liikmesorganisatsioonide vahetu panuseta ja tööna teiste potentsiaalsete kaasfinantseerijate hulgas, ütleme, et ei oleks see
samuti käima läinud. Et ühelt poolt ütleme, tööandjatel oli erakordselt suur huvi ja ütleme, et see oli see võib-olla see magus hetk ajaloos, ütleme, et kus oldi ka valmis IT-kolledži loomisesse reaalselt panustama. Nii et selles mõttes ehkki ütleme sellise uue rakendusliku IT-õppeasutuse loomine oli uus nähtus sel hetkel haridusturul, siis ütleme mingisuguste selliste potentsiaalsete valmisolekute kulminatsioonina sündis ka siis selline akadeemia ja ütleme firmade ja ettevõtete koostöö. Aga mis selles edasi sai, ütleme, see võib-olla, et ma arvan, et teised... Kalle, kas sa mäletad, mitu nulli oli sellel tšekil, mis Telia kirjutas? No sellel oli, ma arvan, et 8 nulli, aga tähendab, et see oli teise rahaviiku ajal. Ja see oli Rootsi krooni ajal. Nad kirjutasid Rootsi kroonidest selle. 6 nulli, ma arvan, 6 nulli. Just 6 nulli oli. Aga tegelikult jälle, nagu rääkides sellistest pehmetest eufemismidest selle ümber, siis kujuta ette sellist olukorda, et sa oled nagu Rootsi suursaadikuga koos lähed ja räägid nagu Teliale seda juttu, et vaata, et meil on nagu Rootsi kuningas lõi kunagi nagu Tartus ülikooli ja Gustav Adolfi gümnaasiumi ja nüüd on teil unikaalne võimalus Telia kirjutada välja üks tšekk, kus on nagu nulle, nagu palju ja te saate nagu näidata seda, et te olete jälle ka 21. sajandi esimestel päevadel võtnud kätte ja loonud midagi haridusega seoses maailmas ja see oli umbes nagu 3,5 minutit pitchi, mis oli vaja rääkida, siis ta juba hakkas. Väga nutikas daam oli selle ajal Telia juht, Mariann Niivert, kes võttis kätte ja kirjutas selle tšeki ja tõi kohale ja see omakorda oli üks tugevamaid survestajaid Eesti Vabariigi valitsusele leida hoone, leida raha ja motiveerida seda koostööd päriselt lõpuni viima. Kui me Tartu Ülikoolist juba Rootsi ajas rääkisime, siis Tartu Ülikooliga ei olegi võrreldav see, et me ei saaks iialgi ühtegi nii pikka rida Tartu Ülikooli rektoreid või kas või alates kantsler Schüttest, keda saaks ühe laua taha panna. Millised teist 4 on, palun, kes siis alustab, need asjad, mida te oma esimese mälupildina või uhkuse tundega ütleksite IT-kolledži kohta, mis on juhtunud, miks see kool on nii hea, nagu ta on? No, Peeter, alusta või Tiit, palun. Tiit. No okei. Miks ta nii hea on? Kõigepealt, kui see kool loodi, siis tõepoolest see ettevalmistusperiood oli ääretult lühikene, sest paberite ettevalmistamine selleks, et see peaministri klikk see ära tekiks, oli vaja saada nõusolek vasakult ja paremalt ja tõepoolest tuleb tunnustada neid inimesi, kes selle eeltöö ära tegid, et see klikk tuleks. Mis puudutab sponsoritesse või raha korjamisse, siis ma arvan, see esimeste rektorite poolt läbi viidud kampaania ja nende toetajate poolt läbi viidud kampaania tõepoolest raha hankimiseks on väga viljakale pinnasele jõudnud, et kui te lähete ka siit välja esimesele korrusele, siis seal on üks sein, kus on näha kolledži toetajaid, tõepoolest kuldsponsoreid ja muidu sponsoreid ja tõepoolest see seina on kaetud väga paljude väga lugupeetud firmade logodega, nii et tõepoolest kolledž on seda raha korjamist väga pikalt ja väga edukalt teinud, vaatamata sellele, et suhteliselt ruttu tuli ka riigi raha tegelikult ikkagi peale sinna, et see tagas kolledž sellega teatud stabiilsuse stardiprotsessis. Nüüd Peeter siis. Aitäh! Minule meeldib siin kõik. Esimesest päevadest alates, sest ma olen vist pardal ka üsna algusest peale, kui Kalle mind kutsus. Ja olen pardal olnud ka enne, kui see üldse loodi. Idee oli hea, sellepärast, et ma mäletan, et Tõnu Tee, tänapäevases terminoloogias Eesti Telekomi juht, kutsus mind lõunat sööma. Küsis, kus ma seda tahan. Ma ütlesin, ma ei oska arvata. Ja siis ta kutsus tolle ajal nagu tipprestorani Karina. Vaat nii. Ja tükk aega siis nuumas ja toitis ja jootis mind ja siis lõpuks jõudis asja juurde, et tead, meil on kavas teha üks uus kool ja me tahaksime, et sa veaksid selle asja käima. Ma ütlesin, kallis Tõnu, 2 nädalat tagasi ma lubasin Madis Abakukale, et ma tõmban EBS-is käima IT-managemendi õppekava, loon seal õppetooli ja nii edasi ja ma pean oma sõna. Ja pidasingi.
aga idee iseenesest oli väga armas üldiselt ja kui siis Kalle, kes siis selle asja tegelikult siis ära tegi, tema ei pipardanud ja kutsus mind tööle, siis mul meeldis kõik, inimesed meeldisid ja õhkkond meeldis ja see paindlikkus ja asjade ärategemise soov võimalikult hästi, et kõigil oleks seejuures hea. Saate aru, see on ikka nii huvitav, aga kui mujal bürokraadid vaatavad, et hea küll ma teen, aga kas see on mulle mugav, kas ma ülemuse käest paiga saan, kas see, kellele ma head tegin, ka piisava aupaklikkusega minusse suhtub. Seda siin majas nagu ei olnud, tehti asju, õppetöö korraldamine laabus väga hästi, eriti minusuguse tüübiga, kes iialgi ei tea, mis kohta järgmine nädal sõita tuleb ja kaua seal ära peab olema. Kõik manageeriti, kõik läks ja ma julgen arvata ja praegused ja endised õppeosakondade juhatajad võivad vast kinnitada, aga ma ei ole nende kolledži aastate vältel vist mitte ühte tundi ära jätnud. Ma olen teinud ette, taha, alla, peale, üles, alla, kuda iganes. Aga teate, seda on võimalik teha ainult siis, kui on õudselt hea management. Kui see sujub inimlikult hästi, sa räägid ära, et kord olen süüdi, tead, sõidan ära või mis iganes ja kuidagi see korraldub ja kuidagi see läheb ja üliõpilased on mõistlikud ja tead, nad ei lase mul isegi ennast täis juua. Hoiavad mind, jah. Mida sa veel tahad, eks ole? See on suurepärane koht. Oma inimliku aura, atmosfääri ja mille iganes poolt. Ja nii ta on olnud ja nii ta jääb ja just jääb ka nii. Võib-olla ma võtan siit kohe, lihtsalt üle, et kuna see on praegu väga sobivalt Peeter alustas, et IT-kolledži selline tunnusjoon, et mis selline võib-olla esimesena välja paistab, ongi siis teatud selline vabadusaste. See on kogu aeg alguse saadik olemas olnud. Loomulikult on IT-kolledži ees olnud ka algusest saadik teatud sihid, eesmärgid on kuhu aja jõuda, aga teed nende leidmiseks olid vabad ja sündisid lihtsalt siis selle tiimi, kes järk-järgult kasvas, kaasates samhaaval ka üliõpilasi sinna juurde, üliõpilasesindusena, selle koostöös leiti lahendused ja kasutades loomulikult nii palju head nõu, kui palju võimalik vasakult ja paremalt Eesti ülikoolidest, ka väljaspoolt, tööandjatelt. Ja et selline vabaduse märk on siiani väga hästi töötanud ja kasvanud. Loomulikult et olukord on praegu hetke teistmoodi, neid reglemente ja nõudeid tuleb nüüd vasakult ja paremalt rohkem kui nõuandeid, häid nõuandeid. Aga midagi on selles vaimus alles ja et küllap see tunnusjoon jääb ka kolledži puhul kestma ka uue siis peremehe juures. Veel täpsustuseks, abilisi tõukajaid, tõmbajaid on tõesti palju olnud ja viimastel aastatel on rektoritega alati kaasas olnud rektori nõunike kogu. Ma väga tahaks tänada neid liikmeid, kes oma põhitöö kõrvalt on tulnud kokku teatud regulaarsusega ja kuulanud ära rektori ülevaate kolledži hetkeseisust ja on andnud oma tarka nõu ja tuge sellele, kuidas kolledž võiks parimal moel jälle edasi minna. Nõunike kogu ei kogunenud mitte päris alguses oli kolledž suhteliselt väike kasvuraskustes ja kui ta oli saanud juba piisavalt suureks, siis ühel hetkel leiti, et kolledži nõukogu saab koostada juba kolledži enda töötajatest ja siis senised kolledži endised nõukogu liikmed nimetati ümber nõunikeks. Aitäh, oligi nii, jah. Mina võib-olla tooks esile selle sellise organisatsiooni kultuuri ja DNA sisse süstimine algab alati hel hetkel, kui sa hakkad teda looma. Ja IT-kolledž oli loodud selline nagu üks hea startup ettevõte tuleb luua. Sul antakse inimestele vähe aega, sul võetakse väga head inimesed ja antakse väga ambitsioonikas eesmärk. Ja kui sul on väga head inimesed ja neil on vähe aega ja ambitsioonikas eesmärk, siis nad saavad, neil ei ole aega väga palju jaurata ja mõtelda ja aru pidada ja kooskõlastada. Ja üldjuhul, kui väga head inimesed teevad tiimis tööd, siis esimene lahendus on parim lahendus juba. Ja nad keskendusid kogu aeg, aga selle all on olemas mingisugune väärtusruum. Ja kui üks väärtusruumi osasid oli see, et me tahame olla mitmes mõttes pea peale keeratud,
me tahame, et infotehnoloogia ja telekommunikatsioon oleks mitte eraldi akadeemilised distsipliinid, vaid kokku pandud, sest selline oli juba sel hetkel maailm, loogiline. See oli nagu hästi oluline, et me ehitame õppekavad üles hoopis sellise infotehnoloogia arengutsüklit läbivalt arusaamise järgi, et sul on analüüsi osa, sul on arenduse osa, sul on halduse osa ja need on tegelikult kohad, kus kohas sul on vaja nagu infotehnoloogia elutsükli loogikast lähtuvalt nii side kui ka telekomi, kui ka tarkvara, kui ka riistvara kompetents omada. See oli tegelikult tundus nagu, vau, see on nii radikaalne, et umbes siiamaani käiakse ja ühitakse, see on nii radikaalne mõtlemine. Sel hetkel tundus see hästi lihtne ja loogiline ja viimane asi, et selle õppeprotsessi keskmesse, kuna meil oli täpselt 0 klienti, 0 tudengit, siis kui sul on täpselt 0 tudengit, siis sa teed kõik selleks, et saada esimene tudeng sisse ja saada endale 10 tudeng sisse ja saada endale 100 tudeng sisse. Järelikult kogu su tähelepanu keskendus sellele, et nendel oleks hea. Samas kui olemasolevad ja eksisteerivad institutsioonid tegelevad tihtilugu sellega, et institutsioonil oleks hea. Ja siin tekkis hästi suur vahe. Ja ma arvan, et need DNA aluspunktid, selline vabamalt tegemine, millele ka Kalle viitas, sellise kompetentsi kaasamine, head inimesed, kiirelt tehtud otsused, kiirelt ellu viidud otsused, väga hea tiimiga koos tegemine, tudengi, kliendi fookusse panemine, keskmesse panemine, et temal oleks hea olla. Ma arvan, et need olid need väärtused, mille peal see kool on kõik need 17 aastat töötanud. No see startupi mõte tuli nüüd siit juba teieni jõudis, aga enne kui me räägime sellest, et investorid on hakanud siis startupi investeerima ja investoril on tekkinud plaanid startupi osas, räägiks üliõpilastest. Ja siin üks üliõpilane juba andis märku, et ta juba listide kaudu 17 aastat või rohkem tagasi sai infot, aga kirjeldage oma ajastu üliõpilasi. Kes olid need, kes tulid siia õppima? Miks nad on erilised, miks nad on teistmoodi? Nooremad, vanemad, mehed, naised? Kas te oskate mingid erinevusi välja tuua? Ma võib-olla pean siis jällegi alustama, et kuna ma olen neid esimesi üliõpilasi vahetult näinud ja nagu öeldud, et kõigepealt tellingute all avaldust sisse andmas ja ütleme, et pärast siis reaalselt ka õppimas. Raske on öelda, et kuivõrd palju nad nii selgelt eristusid, et üliõpilane soovib kõigepealt õppida. Aga ütleme, et mingil määral nad kandsid endas teatud protestijoont ja olid, ütleme, et sisemiselt riskivalmimad. Et see on just jällegi see startupi valmisolek, et oleks see valmis võtma riski, astuma kooli, mis ei ole veel valmiski, mida alles krohvitakse. Ja ütleme, et see esimese lennu vaim, ütleme, et mis pidi samamoodi avastama kogu oma või looma tegelikult üliõpilaskultuuri selles veel olematus kõrgkoolis, et see vast iseloomustaski neid sisseastujaid. Ja ütleme mingis mõttes et esimesed on selles mõttes alati natuke erilisemad ja need, kes tulevad juba järgnevatel aastatel, nendel on juba mingisugune eeskuju juba ette loodud, mille peale üles ehitada. Et selles mõttes ma olen alati imetlenud neid kõige julgemaid, kõige esimesi, kes tegid selle kolledži võimalikuks. Ja kui ma numbrid mäletan, siis oli neid 141. Pille teab täpsemalt. 146, jah. Aitäh. No selline positiivne kuvand on kolledžiga kogu aeg kaasas käinud ja kui nüüd minu aega vaadata, siis tõepoolest see vastuvõtt läks väga kasvavas tempos igal juhul. Tänan Dagmarit väga põhjaliku töö eest iga aasta vastuvõtt vormistamise juures. Mida ütleme siis, nüüd juba siis paar aastat tagasi, kuidas üks sisseaste välja nägi? Totaalselt erinesid päevase õppetudengid ja õhtuse kaugõppetudengid. Enamus päevasesse õppesse astujatest tulid vahetult keskkoolist
ja nende keskmine vanus oli kuskil seal 20 aasta ringis. Kui me räägime õhtust ja kaugõpet, siis see oli hoopis teistsugune pilt. See vastas sellele, et sisseastuja oli küps inimene, väga paljudel, lausa 2/3 sõltuvalt aastast, oli juba üks kõrgharidus olemas. See kõrgharidus ei olnud üldse mitte alati reeglina bakalaurus, vaid oli magistreid, igal aastal oli ka nii mitmedki doktorikraadiga inimesed tulid uuesti IT-d õppima ja nende keskmine vanus jäi sinna kuskile 30. aastate piiri peale. Nii et kui võtta aasta keskmine sisseastuja, siis see vanus oli kuskil 28 aastat tegelikult. Nii, kui nüüd eeldada, et IT on alati olnud väga poistekeskne, siis IT kolledžis on olnud siin poiste periood, on olnud tüdrukute periood. Viimastel aastatel vähemalt minu mäletamist mööda on olnud ikkagi niimoodi, et tüdrukute arv on järjest kasvanud, nii et ei saa üldsegi kurta seda, et need õppekavad on sellised, et tüdrukutele nad jõukohased ei oleks, vastupidi. Võib-olla Peeter oskab täpsemalt kommenteerida, aga see on minu mulje. Mida täpselt? Mida täpselt? Kuidas viimase aasta sisseastujad välja nägid? Välja nägid? No ma pean ütlema, et ma eriti selge pilguga selle koha peal olen, taotluslikult, et mulle tekiks jumala pärast mingisugused seoseid nimede ja nägudega, et kõik saaksid hinnatud absoluutselt ainult tulemuspõhiselt, mitte selle järgi, millise hea mulje nad mulle jätavad, kui ma sinna peale vaatan. Ma oskan hinnata küll seda, mis on ilus. Ja ära saa kardagi. Aga kui meil juba läks jutt, nagu öeldakse, naiste peale, millest normaalselt mehed ikka siis rääkima peavad, siis ma küll ütleks, et täiesti mõtlema panev on see, et kui ma nüüd tegin väikese revisjoni, et kui palju mul niisuguseid väga meelde jäävaid õpitulemustega mehi või naisi on ja ütle, mis asja sa tahad, ühesõnaga see kisub sinna naiste kanti, tead. Ja ma julgen öelda tõesti, et ma olen seda ikkagi nagu õpitulemuste põhjal tunnetanud, mitte ka selle järgi, ühesõnaga, kes kuidas mulle nagu silma on jäänud. Ja täitsa hämmastavad asjad. Näiteks ma mäletan, oli üks, keda ma pidasin tütarlapseks, alati selline köhane ja nohune ja tatine ja sallikene ümber kaela, niisugune väike kribul oli tead. Ja jäi mulle lõpuks, ühesõnaga ma peilisin välja, kes ta niisugune on, selle järgi, et ta tegi kogu aeg tohutu heade tulemustega kontrollitöid. Ja siis kui ta ära oli lõpetanud, selgus muidugi, et ta on juba teoreetilise füüsika magister, enne seda, kui siia õppima tuli. Et niisuguse üllatusi on. Üks vaatab mul sealt praegu vastu, kes ka kõigepealt tükk aega hakkas mind tüütama oma väga head esimese paugu hinnetega kohe nagu kõmak ja kohe maksimum tead. Kõmak ja maksimum. Ma uurin, kes see on. Ja tuli välja ka, et mingi magister nagu selgus. Ja nüüd ta sealt naeratab mulle, eks ole. Ja niisugused on need ja muide. Üks niisugune oli, kes hakkas mulle silma üks paar aastat tagasi. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et mida ta käib kogu aeg. Aastaid ma näen seda ühte nägu, ta istub tagasihoidlikult kuskil tagaridades ja muudkui käib aastaid, tead. Ja siis hakkasin vaatama, tead, ja aasta-aastalt ühesõnaga hakkas ilmnema tema paremad õpitulemused ja lõpuks ei jätnud see tütarlaps või proua või kuidas iganes, ma ei ole süvenenud detailidesse, aga lõpuks olid tal ainult maksimumpunktid ja ta lihtsalt ei jätnud enne järgi, kui ta kõikides nendes ainetes, mis peaksid põrgu rasked olema, sai maksimumpunktid. Ja siis ma hakkasin vaatama, mul õnneks on väike arhiiv ka igaks juhuks. Ja ta hallidel aegadel oli selline, kes latist üle üldse ei hüpanud. Et tal oli kuidagi nagu minu lävendi järgi alla selle, milleta ma lugesin sooritatuks. Ja mõtle, kus inimesel on tahet. Minu ainet, saad aru, igaüks vaatab, kus saaks ta kuidagi laualt või tead, sidekanalit pidi selle asja ära õiendada. Ja ta käis aastaid ja aastaid ja aastaid, kuni ta kõik asjad sai absoluutselt ja ausalt maksimumtulemuse peale. Uskumatu, tütarlaps, naine, proua, ma ei tea, mis iganes, aga au ja kiitus. Mina võib-olla mäletan või oskaksin jagada kõigepealt laiali seda meie tudengkonda võib-olla sellise 3 nagu eesmärgistatuse või motivatsiooni etappi. Kõigepealt ma olen väga nõus Kallega, et see esimesed lennud olid väga ägedad, nad olid tõesti täis sellist protestivaimu, nad olid täis usku ja IT-kolledžisse tulek oli pigem nagu religioosne akt minu meelest, sest et nad ei saa tõesti astud sammu territooriumile,
mida ei ole olemas ja sa riskid tegelikult omaenda nagu lähitulevikuga. Ainukene piiratud ressurss, mis meil maailmas on meie enda aeg ja sa võtad ja usaldad selle aja kellegi kätte. Ja hiljem avastad äkki sellega, et see oli kõik nagu täiesti mõttetus. Okei, võib-olla see noor inimene ei mõtle sellistes nagu kategooriates veel, aga selge oli see, et nad olid ja on minu meelest siiamaani meie kõige suuremad fännid, need esimesed lennud eelkõige. Kas siin on esimesest lennust kedagi? Oi. Väga hea. On. Ka see, mida Tiit esile tõi, selline hilisem nagu väljajoonistumine profiilis, selline päevane õhtune kaugõppe hakkas, on ka mulle väga silma hakanud nii administratiivtöö poole pealt, aga ka õppejõutöö poole pealt, et tõesti auditooriumis on tihtilugu esmapilgul tundub keeruline tööd teha viisil, kui sul on segamini grupp auditooriumis päevased ja õhtused. Aga seal on nagu üks viis, kui sa paned grupitöödes, just segad omavahel kokku päevased ja õhtusid, siis tegelikult toimub seal nagu väga huvitav selline keemiline reaktsioon, kus selline juba eksisteerib kogemus ja võib-olla saadud kõrgharidus liitub sellise üliõpilaselu parimate hetkedega, kus püütakse lihtsalt hakkama saada. Ja mul on alati tore vaadata, kuidas nad ise siis oma konfliktid ära lahendavad. Ühed on siin sellepärast, et saada oskused ja teadmised, tehed sellepärast, et vaadata, mis eluga veel peale võiks hakata. Aga tulles nende 3 põlvkonna juurde, ma olen iga aasta püüdnud nagu tudengitelt saada ka ise tagasi, et mis nad tahavad, et kelle nad näevad ennast 5 aasta pärast. Ja ma julgen öelda, et esimesed 5 aastat prevaleeris nende seas soov saada endale tunnustatud hea kõrgharidus, ideaalis ka Microsofti või Oracle'i või Cisco mingisuguse lisapaberiga, ja see annaks neile võimaluse minna tööle välismaale. IT-firmasse, päris IT-firmasse päriselt midagi teha ägedat. Seejärel tuli minu meelest see järgmine põlvkond, kes nägi, et Eestis on olemas ägedad IT-firmad, kus kohas tööd teha. Nad tahaksid minna tööle Skype'i, nad tahaksid tööle minna Microsofti, nad tahaksid tööle minna siinsetesse Eesti IT-firmadesse ja midagi ägedat teha. Ja siis korraga praegusel hetkel minu meelest ka veel on see seltskond, kes ütlevad, et ma tahan teha oma firma. Ma tahan ettevõtjaks hakata, ma tahan IT-ettevõtjaks hakata. Mul on juba oma firma. Kui ma küsin, kas teil on oma firma? Jah, mul on juba oma firma. Mul on siin nagu 4-5 klienti, me juba proovime seda ja me teeme teistega seda asja koos. Nii et ma olen näinud sellises tudengkonna motivatsioonis ja elu eesmärgi seadmes nagu muutuseid. Minna välismaale, töötada Eestis suures firmas, hakata ise ettevõtjaks. Ja ma arvan, et me leiame neid säravaid tähti nendest igaühega. Minu meelest see nagu meie tudengettevõtjate periood oli selgelt selline, kes võib-olla mäletab Krissu Viidikut või praegust firma Testlio, tema on hea näide meie sellistest vilistlastest, kes oligi juba sel hetkel oli täiesti kindel, et tema hakkab ettevõtjaks. Ja hakkaski ettevõtjaks ja neid näiteid on küll ja küll veel ka meie praegust ka külalisõppejõudude seas, kes on meie endised vilistlased ja väga ägedad ettevõtjad. Nii et võib-olla me oleme liikunud koos Eesti kiire arenguga, aga võib-olla on olnud selles ka infotehnoloogia oma loogikal ja arengutsüklitel mingi mõjur, aga need ühel aastal ei ole ilmtingimata oma nägu, aga sellises 5-aastases tsüklis hakkab välja joonistuma mingisugune põlvkonna nägu. Väike uuring, mis ma olen käinud ja kuulanud ja ka teiega siin rääkinud, on, et kõik, kes on IT kolledžiga olnud seotud, suures enamuses on selle kooliga väga rahul, on selle haridusega väga rahul. Eks siin ole nii nagu mujalgi, nagu uuringu tulemusedki kinnitavad neid, kes lõputööni ei jõua, kelle eesmärk võib-olla ongi olnud saada hea haridus ja kelle jaoks ei ole olnud tähtis diplom. Aga üks oluline asi, mida on välja toodud, on see, et IT-kolledži haridus on olnud kui rätsepatöö. Ja Linnar ennem rääkis ka sellest, kuidas enne kooliaasta algust võetakse kokku ja tehakse mingeid justkui sissejuhatavaid või soojendavaid tunde, et kõik oleksid võimalikult võrdsel stardipositsioonil pärast seda filtrit, mis sisse saamine on tähendanud. Et kas teil on siin mingeid erilisi retsepte olnud, et miks see rahulolu nii
nii tore olnud või on lihtsalt IT-kolledž oma eripärast tänu sellele, et siia on ikka tulnud natuke rohkem täiskasvanud inimesed, kui tavaliselt kõrgkooli lähevad, et kas see on kuidagi omavahel seotud? Et võib-olla enne kui Linnar räägib selle loo esimesest nädalast või eelnädalast, et ma tooksin siia juurde hoopiski või tooksin siia sisse eriala tutvustuse aine. Et see oli ka mõnevõrra muudetud või uus aine IT-kolledžis. Ta oli uus selles mõttes, et regulaarselt tavaliselt on mingi eriala tutvustus olemas kõikides programmides. Aga ütleme, et ülikoolides on see tüüpiliselt tutvustus ülikooli õppeprotsessidest ja õppimisest ülikoolist. See on ka ülikooli keskne. Aga IT-kolledžis siis ütleme uuendusena õnnestus see eriala tutvustus teha selliseks tutvumisvormiks erinevate ettevõtetega, nende profiilidega, nende meetoditega, nende protsessidega, mis on ülikool, mis on kusagil firmades. Ja seda siis natukene balansseerides ka sellega, et mismoodi see eriala tutvustus haakub akadeemilise õppega. Aga see ei olnud siiski veel rätsepatöö, nii et rätsepatööst nüüd räägib spetsialist. Ei, mis? Linnar. Kui seda kokku võttes, ma arvan, et nagu igas normaalses startup ettevõttes probleemidega tegeletakse nende tekkimise järjekorras. Ja neid ei mõelda ise välja. Need on kaks sellist olulist indikaatorit minu meelest eluterve organisatsiooni puhul. Meie esimene probleem, millega me pidime tegelema, oli see, et meil ei olnud tudengeid. Meil tuli palju saada iga aasta tudengeid sisse. Selle probleemiga me tegelesime, saime hakkama. Järgmine probleem oli meil see, et kuidas nad kuradid siis meil püsiksid. Sest et nad tulevad sisse ja siis nad hakkavad õppima ja nad saavad aru, et ma ei saa mitte midagi aru, mida seal räägitakse mulle. Ja nende motivatsioon kukub nulli lähedale esimese nädala lõpuks. Või teise nädala lõpuks, igatahes esimese semestri lõpuks on nad kuskil ära kadunud juba. Ja imelik küll, et teised kõrgkoolid sellest aru, see samasugune probleem on kõikidel olemas. Pärast seda, kui sul oli annad paberid sisse, eksamid ei pea tegema, saad lihtsalt plaksti sisse kõrgkooli. Kõik hakkasid seda avastama korraga, et tudengid tuleb palju, aga kuhugile nad kaovad ära esimese semestri lõpuks. Ei viitsi isegi arvestustele tulla. Järelikult tuleb tegeleda sellega juba enne kooliaasta algust, et nad tunneksid, et see koht, kuhu nad tulevad ja see õppekava ja see grupp, kus nad õppijatööd teevad, on nende jaoks tuunitud ja kõige loomulikum on see tegelikult, et kui sa oled väikene, ikkagi väikene meie kõrghariduse kui sellise massitoodangu kontekstis, me oleme ikkagi selline tõesti pisikene butiik, siis selles butiigis on väga loomulik, et sul on võimalik inimese keskselt ja inimese oskuste ja võimete keskselt näha viisi, kuidas ta suunata sellesse alusainete gruppi või anda talle võimalus eelnevalt, nimetasime seda vist tasanduskursuseks või mis iganes tore nimi seal oli välja mõeldud, igatahes leida viise, kuidas inimesed oleksid võrdsemalt ja paremini ette valmistatud selleks, et kui päriselt läheb stardiks, et kõigil oleksid samasugused tossud jalas vähemalt. Mõni ei pea, et nad ei peaks kõik sokkides jooksma hakkama meil siin. Ma ei tea, kui palju nii-öelda algul seda timmida õnnestub, aga et fakt on see, et need, kes on IT-kolledži lõpetanud, need on kõik ikkagi täiesti omanäolise, igaüks on täiesti omanäolise ülikonnaga või kostüümiga. Et see on, sedapidi on asi võib-olla küll õnnestunud. Jah, aga meil oli ka, mäletan, mingi hetk oli see, kus me vaatasime, siin Eesti küberjulgeoleku perspektiivist oli üks pilk meie võrgu administraatorid nii-öelda haridustaustale, et kust pärinevad need inimesed, kes haldavad kriitilisi infrastruktuure Eesti Vabariigis, kes on need inimesed, kelle käes on juureparool. Ja Truulsi õpilased on nad kõik. On Truuls siin kuskil? Lehvita, kus sa oled nüüd? Läks kuskile juba nurga taha napsu panna. Nad on meie õpilased ja nad on siit pärit ja see on alles asi, millest sa hiljem saad aru, millise vastutuse tegelikult oleme me võtnud endale ja oma enda antud haridusele, et infoühiskonnas, kus see on üks kriitilisemaid infrastruktuure, on just meie lõpetajad need, kes vastutavad selle eest, et see digiühiskond püsti püsiks.
tee kopp-kopp. tere, üks, Start. jah, nüüd töötab. Anto taas. Ja mina ka riigitööl ja ma sedasama probleemi, mida mainiti, tunnetan väga teravalt, et ühel hetkel sai välja arvutatud koefitsient mõnegi kooli suhtes, kus IT-erialasid ette valmistatakse. Võrreldes siis nendega, kuidas ma nüüd ütlen, ma näitan seda žestina, kes on nagu kuuluvad klubisse ja kes tegelevad nende asjadega, millega teised ei tegele. Ja uskuge või mitte, see protsent selle kooli osas oli kõige suurem. Et ma kahjuks ei saa numbreid nimetada, kas ma neid teangi. Aga veel üks... Ole Anto, selgita oma eufemismidest rikkas tekstist nüüd meil ära. Kas meie kooli lõpetajad on head või halvad? Kas see oli... Head. Okay. Need inimesed, keda lubatakse nende serverite ligi, kus tuleb taust ära kontrollida ühte-teist nende protsentuaalselt siit koolist tuleb neid kõige rohkem. Aga võib-olla natuke üldisemalt vaadates, ma olen ka mingit teist riigikorda näinud ja seal üles kasvanud ja tundub, et ühiskonnas käivad need asjad perioodidena, et vahepeal on sulad, on nad siis Khrushchevi või kellegi teise omad ja vahepeal tulevad sellised kruvide kinnikeeramised või siis ütleme sellised hierarhilise, ütleme siis Lao Tse pealt Konfutsiuse peale üleminekud. Ma arvan, et lääne ühiskonnas toimus 2001 Lao Tse pealt Konfutsiuse peale üleminek, ehk siis täpselt sel samal hetkel. Aga mis on selle kooli omapära, selles koolis on suudetud säilitada seda 90ndate sellist vaba vaimu, et ma ei tea, mis siis oli sula või ideaalid või midagi muud, et konkreetselt siin Linnarist rääkides tema tund, ta ütleb, tead, ma ei ole see vastusega nõus, et mulle tundub teisiti. Aga istu maha ja räägi, aga mida sa mõtled? Ta ei ütle mulle, et see on vale, eks ole, ta ei pane mulle mingisugust vale hinnet, et kuule, aga istu maha, räägi, mida sa mõtled, aga äkki sul on mingi iva sees, et see on hoopis teistsugune attitude kui kusagil, kus tõed on ette antud ja see on miski, mis minule väga meeldis. Aitäh, ma võib-olla siin kommenteerin natukene seda Cisco teemat, et iseenesest see on üks teine selline hetk, mis oli samuti noatera peal, et oli võimalus et käivitada Cisco õpe, oli justkui tehnika, oli et firma, kes pakkus selle tehnika IT-kolledžile, aga kus leida spetsialist. See oli et ääretult selline tüüpiline olukord, et kus on tehnika, kus on raud seisab nurgas justkui, aga et asi ei lähe käima. Ja peab tunnistama ka seda, et see, et mingil hetkel sel astus IT-kolledžisse sisse Truls Ringjob, kes parasti oma tööd otsis Eestis ja sobivad väljakutset, oli valmis seda vastu võtma ja et ka otsus sai ka langetatud, et teeme siis proovi. Ka selle õnnestumine oli, ma ei tea, mingisugune erakordne tähtede seis. See on väga raske selgitada, kuidas see täpselt juhtuda sai. Aga et see läks tänu inimese ja raua sobivale kooslusele, läks et kogu see selline õppe käima ja tõepoolest IT-kolledžile siis lisandus selline väärtus, et Cisco sertifikaadid ja nüüd siis see, mida me kuulsime seda, et lõpetajatele usaldatakse see root parool, eks ole, või sertifikaat. Et see on üks samuti tähelepanuväärne seik. Ma vaatan kella ja me peame kuidagi jõudma selle jutuni, et investori raha hakkab startupi vastu huvi tundma, aga enne seda räägiks vilistlastest. Ma olen ise sellisest ülikoolist ja sellisest üliõpilasorganisatsioonist, et meil on väga oluline vilistlaskogu. Et kuidas on IT-kolledžiga sellega, kas siin on ka mingid kordusõppusi või kokkutulekuid või info edasi andmist, niisugust meeskonnatööd. Ma saan aru, et 1000 lõpetajat paraku siin 6 aja pärast välja kuulutada, 1000 lõpetajat paraku välja kuulutada ei saa, aga see niisugune pesa kokkuhoidmine ja kuidas seda väärtust edasi kanda? On teil soovitusi, on teil kogemusi? No midagi säärast nagu Ameerika kõrgkoolides, eriti spetsialiseeritud kõrgkoolides, nagu näiteks mingi Harvard Business School või midagi taolist, kus tõsised tuusad, kes ühiskonnas annavad tooni ja kelle rahakoti kaalu jaoks ikka seadet ei leia. Need täiesti meelsasti ja iseenesest mõistetavalt tunnevad oma hoolikäega vastu huvi. Nad finantseerivad seda heldelt ja see kuidagi on nagu seltskondliku hea tooni
koostisosa. Eestis seda eriti üleüldse ei ole, ma kardan, aga kui räägitakse kellegilt kuidagi midagi välja, siis räägitakse kellegilt midagi välja. Aga see, et mõni tõsine tuus, kellel raha kõrvaaukudest välja ajab ja kes ütleb, ma olen Kalle sinu juures õppinud. Kuule, mul on mõned rahad siin nagu üle ja vaata ma kooli heaks, eks ole. Et see ei tule nagu pähe. Kalle võis võilla rääkida kellegile ei leia. Tõsi jutt, ütleme sellist, seda küll näinud ei ole, ütleme, aga see esimeste vilistlaste organiseerumine, ütleme, läks suhteliselt aeglaselt, sest et esimene lend oli ka samuti väike, ütleme, et jällegi peaksin siin vaatama, ütleme, pilje poole, ütleme, et kas see 30 või 40 või midagi see suurusjärgus, kui palju neid oli. Nii et see esimese vilistlaste organiseerumine mingiks vilistlaste organisatsiooniks võttis samamoodi aega. Ütleme, enne kui tekkis siin kriitiline mass ja ütleme, et selline kriitiline tegevus, selline õlg-õla tunne vilistlaste osas. Praegu on see, ütleme, et kindlasti olemas, aga jah, ütleme, et see tõsi see on, et võimalik, et ei ole ütleme, just sellist kommet, et vilistlased tuleksid ukse taha oma kasumit jagama ülikooliga aga võib-olla praegu või kõrgkooliga. Aga teeme selle üleskutse, jah, kindlasti on see võimalik ka TTÜ rüppes olles. Eks see asi ei puuduta üldse ainult, ütleme, IT-kolledži lõpetajad ja ma arvan, et see on meie üldine kultuuri eripära, eks me siin veel kulturiseerume tasakesi ja kujuneb see kultuurkiht nagu huumus välja, teate, see kujuneb päris aeglaselt ausalt öeldes. Sest nendel teistel koolidel, mida ma siin ka nimetasin, on ikka see huumuskiht 100 aastaid. Nojah, aga ega see raha ei ole ainukene kapital tegelikult, mida kolledž vajaks oma vilistlastelt. Tegelikult me oleme väga tänulikud selle üle, et meie vilistlased käivad meile tagasi õpetamas. Ja see tugi on kohati võib-olla isegi oluliselt suurem ja tugevam kui mõned vundamendiblokid kuskil müüri ääres. Nii et ma väga tänan neid ja kutsun kõiki, kes veel ei ole proovinud õpetada, miks mitte võtta endale üks väljakutse ja tulla ja proovida. Polegi nii hirmus. 2 hästi lühidalt mõttekäiku. Number 1 see, et kuna meie õppekava ja õpetamine, nagu siin on mitu korda räägitud, on selline pigem nagu rätsepatöölaadne, kus sisse tuleb heterogeenne seltskond, välja tuleb heterogeenne seltskond. Isegi siis, kui sisse tuleb nagu homogeenset laadi hall üliõpilane, välja lähevad ikka väga eripalgelised inimesed. Ja väga eripalgeliste inimeste jaoks sellist madalate instinktidega kooskuuluvustunne nagu vilistlaskond ei ole kõige paeluvam tegevus. Ja nad tunnevad seda, aga nad ei harrasta seda. You can feel, but you don't practice. Seega väga palju ja väga kõrgeid ootusi minul ei ole kunagi olnud selles suhtes, et nad koos teevad midagi. Et nad tunnevad seda, et nad on IT-kolledži lõpetajad. Seda ma nägin ise pealt, kui meie vilistlased selgitasid meie diplomitöö tegijatele seda, et praegu on teil viimane kord võimalus saada nagu see päris IT-kolledži lõputunnistus ja see on väärtus. See, mis hiljem tuleb, võib olla ka mis iganes, aga kui te praegu lõpetaksite, siis te oleksite osa sellest, mis on see päris IT-kolledž olnud. Ja siis ma tundsin seda, et tegelikult neil on küll ühtekuuluvustunne ja mingisugune identiteeditunne olemas selle suhtes, mis on olnud ja mille osa nemad on olnud. Vaata, siin ma kohe võiksin sind rõõmustada, sa nagu vihjasid selle, mis siis pärast tuleb. Ma ütlen sulle, mis pärast tuleb. Täna ma siin sõnaga vestlesin ka siinsete vilistlastega, kes ütlesid, jah, teadusnaga ma olen töötanud siin lombi taga ja siin ja seal ja ausalt öeldes ikka, kui sul on ikka diplomi, on ikka ülikooli diplom, tee, mis asja sina tahad, see maksab seal tööturul rohkem. Sa võid rääkida mida iganes, et ma olen maailma parima rakenduskõrgkooli või ametikooli või mis iganes kooli, nii kui on see ülikooli asi. On sellele seal teine lõhn. Mis asja sa ütled? Midagi pole parata, nii et ma ei suhtu sugugi skeptiliselt sellesse, et kunagi selle sama
kooli ehk siis infotehnoloogia kolledži lõpetajad hakkavad saama ülikooli diplomid. Ma ei arva, et see üldse halvasti lõpeb, nii et loomulikult on tore, et praegu tulevad ja mõned lõpetavad ära, kes muidu mõtleks, et mis sest ikka tead. Väga hea, lõpetajate arv kasvab ja see on ainult parem. No rakendus, kõrgharidus ja akadeemiline kõrgharidus. Mida head teie arvates peaks Tehnikaülikooli infotehnoloogia kolledž siit kaasa võtma? Paindlikkuse, mõistlikkuse, 2 asja. Ja võib-olla ka selle, mida võib-olla esmapilgul tundub, et on raske ja võib-olla lausa võimatu saavutada, suures ülikoolis muutuda väikeseks. Aga teate, sellel mõte on niisugune, nagu suurtes lääne ülikoolides, kus on 10 000 üliõpilased. Aga klassiruumid on pisikesed. Professor on seal 12 üliõpilasega, jõuab igaühega suhelda, igaühe küsimustele vastata, igat ühte kuulata, nagu vaat Linnar kuulas Antut, eks ole. Ja, seda sa ei tee, kui sul on 100 üliõpilased rühmades ja nii edasi. Kui nüüd ülikoolil, ma mõtlen Tehnikaülikoolil, õnnestub seda asja hakata siin läbi viima, kasutades momenti, et see on ju uus kool ülikooli kontekstis. Aga teeme siis natuke uuesti seda asja. Teeme nii, et katsume leida need ressursid. Praegu on see aeg, kus saab ühesõnaga trummi taguda ja fanfaari puhuda, et pange õlg aega, leidke vahendid, andke ressurssi. Teeme niimoodi, et selles suures on see väike, mille kohta üldis, mis sa Tiit ütles, small is beautiful. That's right, absolutely. Teeme nii. Okei, tähendab, ma saan aru, Peeter seletas nüüd pikalt, see tegevus on kvaliteet, millest ta rääkis, mis tuleb kaasa võtta. Ja ütleme, et ma ütleks võib-olla, mida kaasa võtta, et ilmselt on see suht, et ettevõtetega ja ettevõtetest pärit õppejõududega või ütleme siis, et vilistlaste hulgast võrsunud nende inimestega, kes käivad IT-kolledžis õpetamas ja mitte ainult ütleme, et rääkimas siin ütleme, et 1 tunni jooksul seda ütleme, kui vahvat asja nad parasti teevad ja kui palju neil oleks vaja üliõpilasi homme ütleme, tööle võtta, vaid ütleme, et kes on valmis pühenduma siin ütleme, terve programmi ulatuses või terve selle aine ulatuses. Et see on ütleme, praegu siiski kolledži üks tunnusmärkides ja ütleme, et näeks hea meelega, ütleme, et see stiil kanduks edasi ka siia juhtumisse, järgmisse reaalsusesse, kui õpitakse juba siis ülikooli nime all. Vaata, ma natukene hauguksin vastu. Kes see siin ütles, et kvaliteet? Ma sulle näitan. Vaata, suurtest tehastest tulevad ka väga kvaliteetsed autod sellepärast, et need toodavad seal robotid, need liinid on viimase peale välja häälestatud. Ja igasugust toodangut tuleb seal, mitte ainult autosid, eks ole. Aga mingisuguseid asju lähevad need tõeliselt head ostjad, handmade. Tead, ta ei ole võib-olla isegi nii kvaliteetne, aga tal on mingisugune hingus on juures. Ja vaata nendel üliõpilastel, kus sa neid piltlikult üles toodad, nii et nad on nagu lapsed su ümber, eks ole. Seal on mingi eriline lõhn juures. See ei ole see kvaliteedi küsimus, aga vaat see mingisugune sisemine värk, mis sellega kandub õpetajalt õpilasele. Et võib-olla üks asi veel, ütleme, siin oli jutt, et small is beautiful. Et see, ütleme, haakub või assotsieerub natukene sellega, et ütleme, et teatud, ütleme, 17-aastasele öeldakse, et ütleme, et noor ja kaunis, ütleme, et kui ta nüüd liitub Tallinna Tehnikaülikooliga, siis ütleme, et ta ilmselt ei ole enam small, aga ta peaks olema endiselt beautiful. Meil oli, kuna hetkel on nagu vastusete küsimus, et kas IT-kolledži liitumine Tehnikaülikooliga, et mis muutub Eesti infotehnoloogia kõrghariduses sellest paremaks või mis muutub Tehnikaülikooli infotehnoloogia hariduses paremaks või mis muutub IT-kolledži poolt pakutavas hariduses sellest paremaks, ehk kas ühiskond võidab sellest? Kuna sellele küsimusele ma ei ole nagu vastust saanud, aga meil on üks huvitav hetk olnud, mida võiks nagu tagasi kerides mõelda 2008-2009, kui IT-akadeemia programm hakkas käivituma. Siis üks leitmotiive, miks pärast see hakkas käivituma, oli seotud sellega, et leiti, et infotehnoloogia kõrgharidus tuleks mitte ainult nagu finantsiliselt
erivaatluse alla võtta ja erifinantseerida, vaid ka kompetentsid ja selle hariduse andmise mudelid tuleks teistsugusele viisile viia, üllatus, nagu lähtudes sellest, kuivõrd nagu elu tervelt ja jätkusuutlikult on seda suutnud näidata just IT College. Ja siis oli nagu tõsiselt arutelu all see, et kas Eesti kõrgharidus, IT kõrgharidus võiks muutuda paremaks sellest, kui Tartu Ülikool, Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool annaksid oma IT-õppe juhtimise, halduse hoopis IT College'i kätte. Sellest ma oleks näinud tegelikult väga põnevat ja huvitavat, tõsiselt nagu murrangulist punkti, väga ambitsioonikat, aga kindlasti ka väga sellist taaskord nagu ilma ambitsioonita ei jõuagi nagu mitte midagi. Polegi mõtet asju hakata tegema, kui ambitsiooni ei ole. Et kui ma püüaksin praegu mõelda, mida Tehnikaülikoolile nagu kaasa soovida, siis ambitsiooni teha asju teistmoodi ja mitte sellepärast, et institutsioonil oleks hea, vaid sellepärast, et maailm muutuks paremaks kohaks ja praegu on nagu see unikaalne võimalus teha tõesti midagi sellist, et Eestis IT kõrgharidus muutuks paremaks. Ja mitte nagu protsendi võrra paremaks või natukene paremaks, ikkagi nagu radikaalselt seda muuta paremaks. Me ei jõudnud kõikide probleemidega tegeleda, enne sai aeg otsa. Aga ma arvan, et ka lisaks sellele, et sisseastujate koolis püsimise kõrval see viimane koerasaba, see, et nad ka ära lõpetaksid selle, mitte ei läheks kohe tööle, kui neile hea pakkumine tehakse. Selle jaoks on ka tegelikult mudelid olemas, aga me ei jõudnud veel seda ära teha, enne sai aeg otsa. Aitäh teile soovide eest. Ma näen, siin on Kirt Järvan. Kas kostus mõistlik see jutt? Kas tundub, et Tehnikaülikool on IT College'iga liitumiseks valmis? Sa küsid väga raske küsimuse. Ma veel kord soovin kogu kolledžile õnne omalt poolt, aga siin oli väga palju väga häid mõtteid ja ma täiesti nõustun eelkõnelejatega sel teemal, et tegelikult vaja on ambitsiooni. Meil on väga palju niisugesi tükke olemas, nii kolledži poole peal, TTÜ poole peal. Meil on vaja need tükid õieti kokku panna, selleks, et see sama asi, mis me oleme ka nagu siin varemalt välja öelnud, et 1+1 peab võrduma rohkem kui 2. Ja see kindlasti ei ole niimoodi, et me oleme tänasel päeval valmis, et kõik asi on kohe parem. Aga ma näen seda protsessi nagu Tallinna linna, et ega ta kunagi valmis ei saa, aga me peame selle niisugust täpselt selle ambitsiooni ja sellise eesmärgi paika panema. See lõpetajate arv on oluline, kuigi sektor saab palju inimesi, kes on koolitatud, aga tegelikult ka ikkagi see lõpetamise protsess on oluline, et me saaksime need koolitatud inimesed turule ja tõesti parema kvaliteediga motiveeritud ja niisugused säravad inimesed. See on see põhiline. Et see, et suur ülikool, et sealt tuleb niisugune hall mass välja, ma arvan, see on üks asi, mida me peame vältima. Ja see, et niisugune kolledži seda small is beautiful printsiipi edasi kanda suurem arvu tudengitega, see on kindlasti üks suur väljakutse, mille me peame vastu võtma. Nii et mina vaatan põnevusega tuleviku poole ja ma vaatan ka nii tudengite kui ka õppejõudude poole, et ehk me suudame selle ära teha. Ma olen lootusrikas. Aitäh, meil on minuti pealt aeg otsas, aga ma loodan, et te saate kõik jätkata sellel teemal arutelusid. Soovin teile ilusat sünnipäeva, väga õnnelikku lõpuaktust Estonia teatris. Ma arvan, et selliseid lõpuaktusi rohkem ei tule ja head koolis käimist siinsamas majas sügisest alates jälle. Aitäh!